tere! Mina olen Tiia-Maria, ma olen pulmakorraldaja ja näete, mul on käes selline väga kaunis pruudikemp ja peigmehel kuueseade, mis läheb siis tavaliselt peigmehele siia rinnatasku juurde ülikonna peale. Miks need asjad täna minu käes on? Sellepärast, et pulmad ju olid meil tegelikult juba reedel, see on siis mõned päevad tagasi. Need on sellepärast, et Südamemaja teeb Eestis ainukesena sellist teenust nagu pruudikimbu säilitamise teenus. Ja me nimetame seda siis, et see on õnnekapsel. Me paneme ta pildiraami sisse, kuivatame ära, meile keel selleks saabub Ameerikast otsa. Ja tõepoolest siis see kimp näeb välja täpselt selline, nagu ma ta kätte saan. Värv ja vorm kõik jäävad, ainult see keel imeb välja selle vee. Ja need lilled muutuvad hästi, ütleme siis sellised küllaltki rabedaks, me pärast katame ta veel spetslakiga. Ja siis see ilus kimp, küll need varred ei kuiva iigelgi ära, need on hästi palju on siin vett sees ja nad on hästi tugevad. Küll aga moodustub siis sellest selline, nii nagu ma praegu näitan, selline pealtvaates selline ilus raamiga pilt. Ja mul tegelikult on täna veel näidata teile ka see raam, kuhu sisse siis kimbukene läheb koos peigmehe kuueseadega ja sinna läheb veel ka tikand noorpaari eesnimedega, pulma kuupäevaga. Aga mul ei ole täna päris see, mul on natukene teistmoodi, aga ta põhimõtteliselt läheb siis sellise raami sisse. Näete, selline ilus tore raam, mis siin praegusel hetkel on. See on nüüd beebi õnnekapsel, mis on siis samamoodi, et õnnelik isa on oma värskele emmele, lapse emmele kinkinud siis ema lapse seade. Need lilled me oleme ka ära kuivatanud, pannud siia beebi kapslisse ja siis on siin ka beebi siis strateegilised sünniandmed, kaal ja nimi. Ja nüüd täpselt samadel alustel läheb siia ka pruudikimp, täpselt samadel alustel, paneme valge raami sisse ja siis on orgaanilisest klaasist kuppel peal. Nii et selline asi seisab, Ameerika ütleb selle peale nii, see võib seista ja säilida kuni 30 aastat. Mina olen neid nüüd teinud üle 10 aasta ja ma pean ütlema, et siin ei muutu mitte midagi. Ainult see, kui sellele kapslile nüüd paistab päike peale, siis on nagu köögikardinategagi. Kui sinna paistab päike peale, siis värvid pleekuvad. Ja siin on sama teema, et valgus natukene teda pleegitab, aga mitte midagi muud ei juhtu, sellepärast, et see kõik on väga ilusasti ka siin suletud taga. Silikooniga suletud, nii et on selles mõttes täiesti õhukindel, siia enam sisse ei lähe ei ükski niiskus, ei mingi õhk. Ja vot selline tore õnnekapsel on siis nüüd ootama sees seda toredat pruudikimpu. Ja miks mulle see töö meeldib? See meeldib just selle poole pealt, et sellesse pruudikimpu on pulmapäeval akumuleerunud kõik need head emotsioonid, see pruutpaari õnnetunne, kõik see selline hetked, kus pruut on soengus, kena kleit seljas, tal on armsam kõrval, see kõik need sellised õnnetulv, mis tuleb selle inimese sisse, see ju kõik akumuleerub sellesse kimpu, mida ta tegelikult oma käest tol hetkel hoiab. Ja seetõttu mina olen nende asjade fänn lausa, mis jäävad peale pulmapäeva veel noorpaarile sellest päevast meenutuseks. Jah, video, jah, fotod, aga võib-olla veel midagi. Ja seetõttu on siis meil välja mõeldud, või õigemini Ameerikast laenatud. Ma käisin Soomes seda ise õppimas, kuidas see tegelikult käib. See on paras omamoodi tehnoloogia, et sellest päevast jääb veel ka pruudikimp ilusti järgi, kui juba lapsed sünnivad, siis alguses on õnnekapsel, pärast on beebikapslid ja see on justkui nagu perekondlik arhiiv. Et ütleme, see pruudikimp koos peigmehe seadega ja nimemonogrammiga on perearhiivi esimene siis selline nagu ilus pildiraam. Ja siis on, mis sellest pulmapäevast veel järgi jääb, on pulmapäeva küünal, kus noorpaari mõlemad emad süütavad eluleegi
annavad väikeste küünaldega suurele küünlale, annavad oma eluleegi. Ka see jääb alles ja no meil on siin veel mingeid väikseid nippe, et mis võivad siis jääda veel seda päeva nagu meenutama. Et need on siis südamemaja enda päris omad mõtted, mis on noorpaari poolt väga isegi omaks võetud. Nii et ma tahan öelda, et jah, see ei ole odav teenus, aga ta ei ole ka kõige kallim teenus. Aga samas küll on kahju, kui see kimp lihtsalt niisama oma loomulikku surma nagu ära sureb või et ta närtsib lihtsalt ära. Aga miks mitte seda säilitada? Ja kui on elus natukene mingid keerulisemad momendid, elu, nagu me teame, on sinusoid. See on paratamatus, me tahame kõik olla õnnelikud. Aga mõnikord me peame arenema, edasi elus minema. Aga see käib ainult läbi selle, et me mingil hetkel leiame ennast natukene orupõhja minemas. Ja siin toimub see areng, selleks, et minna uuele tõusule. Ja nüüd on nii, et kui peres on mingid väiksed arusaamatused, see on täiesti loomulik, see käib arenguga kaasas. Siis küll on tore, kui sul on seina peal selline pilt. Sa lähed sellest mööda ja sa vaatad seda. Ja sul tulevad meelde kõik need pulmapäeva emotsioonid, kõik need imelised hetked, võib-olla need salajased suudlused, mida pulmakülalised ei näinud. Ja sa leiad jõu edasi minna. Sa leiad selle vundamendi, et edasi jõuda oma abielu elada. Need on need väikesed momendid, mida me peame arvestama. Küll on täna väga lihtne selles rabedas keskkonnas mõelda, et hää küll, lähen siis üksi edasi. Ei olegi vaja. Tegelikult ma olen teinud päris palju intervjuusid Äripäeva pulmalehte ka paaridega, kes on elanud koos 45 aastat, kes on elanud 55 aastat. Ei maksa arvata, et need on nii puruvanad inimesed, et mitte midagi ei mäleta, aga nemad ütlevad väga õieti. Mis on pika abielu saladus? On hea tervis ja lühike mälu. Ja miks mitte siia liita ka selline asi pruudikimbu näol? Et kui te leiate need võimalused seda säilitada, siis küll on seda tore ka pärast vaadata teie lastel, teie lastelastel ja sealt veel edasi, siis selle kuivatatud kimbuga ei juhtu ju mitte midagi. Aga samas, kui tore perereliikvia. Nii et ma olen väga tänulik, et sa vaatasid seda. Ja võib-olla see tekitas sul nüüd mingeid mõtteid. Ja võib-olla sa mõtled, et kui sa abiellud, siis sa ei lase sellel kimbul närtsida, vaid säilitad teda ja lood aluse oma pere arhiivile, ütleme nii. See on nagu Margi konjak, mille väärtus tõuseb ainult aastatega. Nii et palun mine minu kodulehele südamemaja.ee, vaata, mõtle, võta ühendust ja mõtleme sinule parima variandi. Nii et kõik ilusat. Näed, kui tore ta on elu. Üllatus, üllatus.